nägin, kuidas sõna lakkas olemas selgitus ja sai relvaks. Mitte selleks, et kaitsta, vaid selleks, et hoida pinges. See ei olnud enam uudis, see oli surve. Pidev, katkematu, närvisüsteemi tasandil. Kui inimene elab pidevas ärevuses, siis ta ei mõtle. Ta otsib välja pääsu. Mõni hakkab joma, mõni plahvatab kodu. Mõni sõidab liiga kiiresti, mõni vihkab naabrit, keda ta eile veel ei märganud ja keegi ütleb, see on juhus. Aga see ei ole juhus, see on psühholoogiline surve, mida nimetatakse informatsiooniks. Kui meedia toodab hirmu, siis ta ei teavita. Ja, ta programmeerib. Inimese aju ei ole loodud pidevaks ohutundeks. Kui oht ei lõppe, siis närvisüsteem murdub ja murdunud inimene ei ole vaba. Siis tekivad tülid, siis tekivad vastased, siis tekib meie ja nemad ja ühiskond hakkab sööma iseennast. See ei ole enam aja kirjandus, see on psühhoterror. Mitte pommidega, vaid närvidega. Vanasti oli eetika mitte täiuslik, aga olemas piir, mida ei ületatud. Inimese väärikus oli piir. Täna müüb kõik, mis ärritab. Häbi müüb, hirm müüb, vikamine müüb ja keegi ütleb, see on turg. Aga turg ei vabasta vastutusest, kui sõna lõhub elusid, siis ei ole enam lihtsalt sõna. Ma ei kutsu karistama inimesi, ma kutsun vastutama süsteeme. Ma ei kutsu vangistama. Ma ei kutsu karistama inimesi, ma kutsun vastutama süsteeme. Ma ei kutsu vangistama, ma kutsun lõpetama hooletustest. Kui me ei sea piire, siis piir seab meid ja siis ei ole enam vaja välisvaenlast. Me oleme üksteisele piisavad. Riik ei kuku ainult relvaga, riik pääsib, kui rahvas on närviline ja karjub ja ei kuula enam. See ei ole vabadus, see on kurnatus. Vaba ühiskond ei tähenda piirideta sõna, vaba ühiskond tähendab vastutavat sõna. Sõna, mis teab, mida ta teeb kehaga, mida ta teeb peaga, mida ta teeb tänaval. Kui me ei küsi enam, mida see teeb inimesega, siis me ei ole enam eetilised, me oleme hoolimatu. Ma ei taha meediat, mis sohutab. Ma tahan meediat, mis kannab. Sest sõna võib ravida, aga ainult siis, kui ta ei tee haiget hooletusest. Kui me seda ei mõista, siis ei ole vaja kongi. Ühiskond muutub ise vanglaks ja see on hullem kui ükski karistus. Sõna on jõud ja jõud ilma eetikat on ohtlik. See on kogu tõde. See on kogu tõde. Ühiskond ei tähenda piirideta sõna. Vaba ühiskond tähendab vastutavat sõna. Sõna, mis teab, mida ta teeb kehaga, mida ta teeb perega, mida ta teeb tänaval. Kui me ei küsi enam, mida see teeb inimesega, siis me ei ole enam eetilised. Me oleme hoolimatud. Ma ei taha meediat, mis õhutab. Ma tahan meediat, mis kannab. Sest sõna võib ravida. Aga ainult siis, kui ta ei tee haiget hooletusest. Kui me seda ei mõista, siis ei ole vaja kongi. Ühiskond muutub ise vanglaks. Ja see on hullem kui ükski karistus. Sõna on jõud ja jõud ilma eetikat on ohtlik. See on kogu tõde.